nädal turgudel, kätte on jõudnud 41. nädal ja aasta on 2024. Minu nimi Ikka Urmas, täna on esmaspäev 7. oktoober ja vaatame taas, mida eelmine nädal finantsturgudele pakkus ja mida uus nädal võiks meile uudiste või muu poole pealt pakkuda. Kõigepealt siis nagu ikka nädala kokkuvõtte suures plaanis. Sündmusi jagus üksjagu, volatiilsust ka turgudel jagus, mis on muidugi hea. See meile kui kauplejatele ikka meeldib, kui volatiilsust on, siis on mida kaubelda. Aga eks seal taustal olid siis makro- ja geopoliitilised pinged ja kõike muud. Ka USA sadamates toimunud streik oli üsna oluliseks teemaks. Et nädala alguses siis aktsiahinnad olid languses, ootused olid siis kõik suunatud sinna tööjõu numbritele ja reedeks tõusid siis indeksid jälle korralikult üles. Eelkõige tänu siis väikestele ettevõtetele. Finants- ja tarbijasektor samuti oli üsna tugevad. Tööturg näitas jätkuvat tugevust, septembris lisandus 254 000 töökohta, mis oli kõvasti üle ootuse ja andis lootust pehmele maandumisele taas. Ja töötus kukkus samuti 41%-ni. Palgad on kasvanud circa 4% aastases vaates. Et see siis annab jällegi tarbijate kulutustele sellist lisatõuget loodetavasti. Geopoliitilised pinged Lähis-Idas ja sellest tulenevad tarneahela probleemid viisid siis nafta hinna hüppeliselt üles ja tekitasid volatiilsust toormeturgudel. Ja samal ajal USA idaranniku siis sadamate streik mõjutas ka turge negatiivselt. Reedeks aga jõuti esialgsele kokkuleppele üsna kiiresti siis, nii et suuremad tarnehirmud kadusid ja loomulikult ka siis tööjõuturu raportid näitas, et tööturu nõudlus püsib tugev, aga samas on veidi jahtumas. Ja võlakirjaturul siis toimuv näitab sellist laiemat pilti meile, et 10-aastaste riigi võlakirjade tootlus tõusis 3,97%-ni ja tugevad tööhõive numbrid annavad signaali, et Fed tõenäoliselt siis kärbib intresse aeglasemalt järgnevatel perioodidel. Ehk siis selline stabiilne tööjõuturg ja tasakaal on ilmselt indikaatoriks, et võib-olla ei tasu kiirustada nii väga nende intressidega, et sealt on olnud isegi signaale juba, et võib-olla oli see suur viga langetada siis esimese hooga kohe 50 baaspunkti neid intresse. Nii et eks näis nii nagu ma arvasin, et võib-olla asuvad liiga hoogsalt intresse kärpima. Sama situatsioon oli ka 70-ndatel, nagu ma olen ikka seda siin näiteks toonud, et me oleme sarnases tsüklis ikkagi, et need tsüklid ikka kipuvad riimuma, võib-olla mitte päris korduma identselt, aga siiski sarnaseid jooni 70-ndatega on meil päris palju. Seetõttu püsib ka üleval selline foon, et tõenäoliselt tuleb veel teine ja kolmas inflatsioonilaine veel peale, et seda tasub alati siis meeles pidada või vähemasti selline mõte võiks kusagil kuklas olla olemas, vaatamata kõigele. Nii et selline võib-olla kiire ülevaade ja mis siit veel silma jäi. Ma tegelikult tooks selle stagflatsiooni, keeruline sõna, ei taha mitte välja tulla, narratiivi ka siia ikkagi mängu, et arvestades kõike seda, mis ümberringi meil siin toimumas on, et arvatavasti siis tööjõu numbrid ikkagi püsivad ka seal kõrgendatud tasemel, et ma päris ei näe, et nad siin nagu nii tugevalt allapoole hakkaksid tulema. Võib-olla, et me saame seda tõsisemat tõde siis, kui on USA presidendi valimised juba ära olnud. Et praegu üritatakse seda ilustada nii palju kui võimalik, aga jah, et kui ikkagi nõudlust ei jagu ja majandus on suuremas plaanis languses ja inflatsioon püsib kõrge, et siis ka stagflatsioon võtab võimust ja see on üsna keeruline olukord, et siin on need kolm ebamugavat tegurit siis kõik koos.
et kas madal või langev SKP, kõrge tööpuudus ja kõrge inflatsioon ja seda ongi keeruline siis lahendada. Et sellised traditsioonilised meetmed majanduse stimuleerimiseks või inflatsiooni pidurdamiseks võivad üksteist vastastikku kahjustada. Ja kui inflatsioon kasvab kiiresti, aga majanduskasv on samal ajal aeglane või olematu, et siis mõjutab see ka tarbijate ostujõudu ja ettevõtete kasumlikkust. Kõrged hinnad muidugi vähendavad nõudlust kaupade ja teenuste järele, aga majanduskasvu puudumine ja kõrged töötuse määr siis muudavad olukorra veelgi keerulisemaks. Et siin keskpangad seisavad sellises olukorras suhteliselt suure dilemma ees, et intressimäärade tõstmine võib inflatsiooni piirata, aga samas võib see vähendada veelgi investeeringuid ja tarbimist ja omakorda suurendada tööpuudust siis. Et selline nõiaring ta on, et väga raske situatsioon, aga siiski võimalus on anda praegu üleval ja ma siiski olen selles suhtes ikkagi ettevaatlik praegu. Ja seda muidugi näitab meile siin ka nafta hinna võimalik liikumine, et kui nüüd need pinged seal Lähis-Idas ikkagi jätkuvad, siis tõenäoliselt ka nafta hind hakkab siit edaspidi kosuma. Et me oleme jõudnud sellise väga tugeva toetuspinnani. See toetuspind sai siin alguse juba 2021 aastal ja seda pinda on siis korduvalt nüüd viimaste aastate jooksul puutunud hind ja viimane oli just nüüd. Ja siit on siis hind hakanud jällegi ülespoole põrkuma. Nii et tegelikult tõenäosus, et nafta hind siit liigub veel ülespoole on üsna tugev. Et eks me töötamegi tõenäosusega ikka ja see on nagu parim, mis me praegu teha saame. Igal juhul, kui nafta hind hakkab kerkima, siis survestab ka inflatsiooni jällegi üsna tugevalt. Mis veel? Uudistest siin käis läbi, et Inglismaa majandus siis kasvas teises kvartalis 0,5%, mis oli jällegi oodatust madalam. Ka samas majapidamiste säästud tõusid siin 10%-ni, et see on võib-olla natuke toetav ja veel Suurbritannia on siis lõpetanud oma viimase söel või kivisöel töötava elektrijaama tegevuse, olles esimene suurem tööstusriik siis, mis on täielikult loobunud söe kasutamisest energia tootmisel. Nii palju uudiseid siis Inglismaast praegu ja torm on siin ka Helene nimeline, siis on USA seal idarannikut laastanud taas ja kõige rohkem siis Põhja-Carolina lääne osa räsinud, et seal mitmedki inimelud kaotatud ja circa $110 miljardi suurune kahju tekitatud. Nüüd, miks see on nagu oluline, et ta on siis nüüd peatanud kahes kaevanduses seal Põhja-Carolinas kvartsi kaevandamise ja sellest on tekkinud üsna suur defitsiit, mis omakorda mõjutab siis pooljuhtide tootmist ja selle võimaliku hinnatõusu. Et selles mõttes mõjutab seda valdkonda ka päris tugevasti. Ja veel, mis siin jäi silma, euroala inflatsioon ka langes siin 1,8%-ni, mis jääb nüüd alla selle 2% eesmärgi. Ja samas äriline aktiivsus euroalal langes samuti septembris esimest korda siis alates veebruarist. Komposiitindeks on praegu 49,6 peal. Veel nii palju, et Hiina elektriautodele määratakse tariifid, siis Euroopa Liit kehtestab järgmise 5 aasta jooksul kuni 45% tariife elektrisõidukitele, mis Hiinast imporditakse ja seda siis oma autotööstuse kaitsmiseks. Ja Jaapani uus peaminister andis ministritele korralduse koostada siis majanduslik leevenduspakett inflatsiooni tõusu vastu, mis hõlmab toetusi madala sissetulekuga leibkondadele ja kohalikele omavalitsustele. Ja veel siis ka sadama streigist nii palju, et see sai praegu lõppu, aga
esialgu siis kuni 15. jaanuarini järgmisel aastal. No, see natukene siin jällegi on selle presidendivalimistega ilmselt seotud, et selleks ajaks, kui uus president võimule tuleb, võib-olla et hakkavad taas streikima, et mine tea. Ja Powell, siis Fedi juht, samuti siin võttis sõna ja viitas, et intressikärped võib-olla tulevad väiksemad või tuleb neid üldse vähem, kui esialgu siin planeeriti. Mis veel uudistest silma jäi? PayPal siin oma stablecoiniga tegi natuke ajalugu, et tegi nad esimese makse siin Ernst & Youngiga sellise digitaalse valuuta platvormi kaudu. Et seegi on praegu siin juba siis katsetuste käigus aset leidnud. OpenAI käis ka uudistes päris mitu korda läbi, et mis neil siin nagu silma jäi, et tegi nad siis circa 5 miljardit kahjumit, vaatamata 3,7 miljardi dollari suurusest tulust ja järgmiseks aastaks sihivad siis 11,6 miljardi suurust tulu. Ja lisaks siis nad kaasavad nüüd rahastusvoorus 6,6 miljardit dollarit, mis tõstis ettevõtte väärtuse 157 miljardi dollarini. Ja Hiina elektriautode tootjad on samuti olnud jällegi pildis, et nendel on väga rekordilised numbrid siin tarnetega septembris välja tulnud. Samal ajal BYD siis kutsub tagasi 97 000 elektriautot, et seal on mingid roolimehhanismi probleemid. Toyota lükkab plaanid edasi siin elektriautode tootmisega USAs 2026. aastasse, aga samas jäävad kindlaks oma eesmärgiga müüa 1,5 miljonit elektriautot samaks aastaks. Ja Fordi müük kasvab, GMi müüginumbrid kasvavad, kuigi siin kvartali müük langes, aga jah, elektriautode müük on siiski oluliselt kasvanud. Ja said nemad ka, GM siis sai isejuhtivate autode üksuse tõttu seal trahvi 1,5 miljonit dollarit, sest et nende isesõitev takso siis vigastas jalakäijad. Ja Tesla tarnis kolmandas kvartalis 462 890 sõidukit, kasvades siis aastaga 6,4%. Aktsia hind samas langes selle uudise järel. Ja Nike tulemused ka siin tulid välja, et samas nende investorite päev siin lükkub edasi CEO, ehk siis tegevjuhi vahetuse tõttu ja esimese kvartali tulemused ületasid ootuseid, samas käive langes 10% ja aktsia hind on languses. Ja mis siin veel oli huvitavat, et Indiasse muidugi kiibi tootmist tahetakse teha, et seal on ka võib-olla siis ettevõtted nagu Nvidia, AMD ja Micron mängus, et tasub silma peal hoida. Ja LVMH tegi siin sponsorluslepingu Formel 1-ga, et 10-aastane sponsorlusleping, hõlmates seal Louis Vuitton, Moet, Hennessy ja Tag Heueri brände, nii et ka selline huvitav uudis jäi silma. Nii, aga vaatame võib-olla siis tehnilist pilti ka, mis meil siin nagu turgudel tegelikult toimus, et S&P 500 siis langes siin suurem osa nädalast, aga reedel siis põrkas ilusti jällegi tagasi. Et see oli igati positiivne ja foon püsib ikka endiselt ka positiivse poole peal. Nüüd Real S&P ehk siis RSP Equal Weighted tegi umbes samasugust pilti, et kui siin eelmine nädal oli meil selline võimalik karude peale tung, siis nüüd selle nädalal on nagu pullide peale tung tekkinud. Et vaatame, kuhu poole siis see turg selle nädalal jookseb, aga hetkel jah, foon ka seal on positiivne ja nädalases loomulikult ka on väga pikk tõusutrend olnud. Kui vaatame siin kõiki 4 indeksit, ehk siis
Russell kui väikeettevõtjad, see on siit vastupanust juba tagasi põrganud, teistele on siin tekkinud kerge vastupanu juba ette. Et vaatame, kas see jääb pidama või oli see lihtsalt ajutine praegu. Ja 50 päeva keskmine on natukene taandunud nädala jooksul, 200 päeva keskmine ka veidi taandus, aga püsib ikkagi siin kõrges tsoonis, nii et siin ei ole suuri muutuseid olnud. Ja VIX püsib ka endiselt üleval, et selline kõrgendatud tase viitab muidugi sellele, et me oleme nüüd vähem kui kuu aja kaugusel presidendi valimistest, et selle tõttu ka siis on turud võib-olla veidi ärevamad ja ootavad seal võimalikke stsenaariumeid, et ilmselt see VIX jääbki siin natukene kõrgendatud seisu, et nii madalale ta siin enam tagasi ei lähe, nagu ta pikemalt oli siin aasta jooksul. Siis sektorite poolest, jah, nagu öeldud, energia tegi väga suure hüppe, et kui eelmine nädal ta oli siin kusagil alumise otsa peal, siis nüüd on ta tipus, kasvades siin circa 6,8% nädalaga, nii et päris kõva tõus ja teised, kes siin on liidrite kohal, on siis finantsid ja kommunaalteenused. Ja insiderite koha pealt siin oli päris suuri müüke ka nädala jooksul, et korraks indeksid hüppas üles, et nii oste kui müüke tegelikult oli mängus, et müükide koha pealt kõige suurem müüja oli siis Michael Dell, kes oma ettevõtte aktsiaid müüs siin circa 1,2 miljardi eest, kui ma ei eksi. Jah, 1,2 miljardi eest, jah. Tõepoolest, nii et see oli üks suurimaid müüke, aga siin teisedki on jäänud silma nagu Palantir ja Bank of America ja Apple'ist Tim Cook on siin veidi vist nüüd vähendanud, aga need numbrid on natukene väiksemad siin, et ainult 50 miljonit ja niimoodi. Ja ostude koha pealt, see muidugi huvitab meid rohkem, et kes siis ostavad, et NFE ehk siis New Fortress Energy energiasektorisse. Siin on nende tegevjuht ostnud päris kõvasti, pea 50 miljoni eest ja siis Southwest Airlines ehk siis LUV, Amanda Hoffer Properties Hush on ka siin olnud pildis. Eks te saate ise neid siin vaadata, aga jah, siin on nagu olulisemad ostjad siis nädala jooksul, kes silma jäid. Et neid pigem tasub jälgida hoolikamalt, et kui nad ise raha sisse panevad, siis järelikult võiks seal midagi olla, mida nemad teavad, mis võiks aktsia hinda positiivselt mõjutada. Et sesoonselt, jah, me hakkame siin jõudma sellisesse väga tugevasse kasvutsooni ka, et vaatame, kuhu see siis meid lõpuks välja viib või kas see aasta mängib sarnaselt välja nagu eelnevad aastad, aga tõesti enamus aastatest siis on sellel perioodil olnud väga tugev tõusuperiood. Astro koha pealt, mis meil siin on, et 8, 9 on üsna olulised sellised pöördepunktid võib-olla, mida tasub silmas pidada. Et seal võivad turud üsna äkiliselt ka reageerida ja teine selline oluline on siis 10-11, et seal nädala lõpupoole jälle võib tulla ka pööre sisse, nii et siin on mõningaid selliseid ohukohti ka üleval. Nii et jälgime seda siis siin pingsalt. Statistiliselt on muidugi nädal pigem selline jällegi mixed, et siin ei ole päris selget sellist arusaama, et kas see hind nüüd liigub siit pigem üles või alla. Korrelatsioon on veelgi negatiivsemaks muutunud siin, nii et kui me tavaliselt oleme näinud pigem siis tõusu poole, et siis võib see nädal ka olla languse poole. Nii et jah, tuleb olla hästi valvas, et ilmselt hästi volatiilne jällegi. Seda enam, et meil on ju pankade majandustulemused reedel välja tulemas, nii et hoiame pilgud siis valvsalt seal ka. Ja kolmapäeval on meil see Jupiter ka pööramas retrograadseks, nii et siin võib ka tulla teatavaid selliseid
tagasilööke, seda siis kolmapäeval. Siis meie Blackbox mudel näitab ka siin üsna negatiivset perioodi tegelikult, nii et jällegi tasub olla ettevaatlik. Ja nädala prognoosid nüüd uueks nädalaks S&P ja kulla puhul on siis välja toodud Patreoni kanalil, patreon.com/turutrendid. Sealt need siis leiab ja eelmise nädala prognoosid siin pidasid päris hästi paika, et siin on nüüd reaalne hinnaliikumine ka pandud peale, et nii nad siis välja said käidud eelmine nädal ja tõepoolest need pöördepunktid on päris hästi siin paika pidanud ja kulla puhul jällegi ka need liikumised on olnud suhteliselt kooskõlas sellega, mis see prognoos tegelikult siis pakkus meile. Mida uuelt nädalalt oodata, et siin on päris mitu olulist asja, et on siis inflatsiooni numbrid jällegi välja tulemas CPI ja PPI, esimene siis neljapäeval, teine reedel. Ja kolmanda kvartali kasumi hooaega saab ka alguse, nagu juba mainitud, et selline tehniline pilt, nagu me ütlesime, on keskpikas vaates üsna selline optimistlik ja bullish, et aga lähiaja hinnakäitumine on siis võib-olla, et natukene sükene ettevaatlikkust tekitav, et ta on liikunud külgsuunas ja üsna palju volatiilsust ka viimasel ajal, nii et tasub olla ettevaatlik. Ja geopoliitilistest riskidest ja Fedi siis võimalusest olla vähem toetav kui varem oodati, näib siis tugeva USA majandusstatistika mõju aktsiate suunal olema küll positiivne, aga siiski siin võib tulla väga palju ootamatusi, eriti just geopoliitilise koha pealt ka. Nüüd pangandussektori puhul tulevad siin majandustulemused JP Morgani, Wells Fargo, Bank of New York ja seda siis reedel suure avapauguga. Ja mis siis veel S&P 500 ettevõtetele siin kolmanda kvartali kasumi kasvuks ennustatakse 4,6%, mis on muidugi madalam kui varasemalt oli arvatud. Kuupäevaliselt siis täna on siin tarbijakrediidi numbrid välja tulemas, teisipäeval kaubandusbilanss, kolmapäeval naftavarud, neljapäeval siis töötushüvitiste nõuded ja tarbijahinnaindeks ja reedel tootjahinnaindeks. Ja ettevõtetest, mis meil siin siis numbrid avaldavad, et jah, nagu öeldud, et ega siin väga midagi olulist enne reedet isegi silma ei jää. Pepsico on teisipäeval, jah. Et seda siis enne turu avanemist. Aga siiski kõige olulisemad on siis reedel, nagu öeldud, JP Morgan ja BlackRock ja Wells Fargo. Nii siis, aga vaatame live kaarte ka või graafikuid, et pöördepunktid ka ehk käime üle. Et siin S&P puhul nüüd järgmine pöördepunkt on tulemas homme, teisipäeval ja sealt võib-olla veelgi olulisem pöördepunkt on reedel 11. Nii et neid tasub siis jälgida. Täna on siin turg olnud natukene juba sellises negatiivsemas foonis, vaatame, kuhu ta siis päeva lõpuks välja jõuab. Aga kui me vaatame kulla hinnaliikumist, kuld on nüüd natukene siin küll liikumisse jäänud, järgmine pöördepunkt on siin kolmapäeval 9. ja sealt edasi juba järgmine esmaspäev 14. Bitcoin on näitamas ikka endiselt võib-olla natuke sellist kerget positiivsust, et hetkel siis liigub tasapisi ülespoole. Tallinna turg on ka kergelt hakanud pöörama, aga vastupanu ees, et ei oleks väga veel selline ülipositiivne selles osas. Ja suurematest, kui neid siin kiirelt vaadata, Apple on suures plaanis siin liikumas võib-olla natuke negatiivse fooni peal. Amazon samuti, Google on üks tugevamaid nendest seitsmikust ja Meta
Microsoft jällegi üsna nõrgas positsioonis, Nvidia samuti üsna ilus tugev, siin 2 või topelttipp praegu hakkab tekkima, et vaatame, kuhu sees välja jõuab, aga üldiselt positiivne. Netflix on natuke korrigeerumas praegu, aga siiski positiivne ja Tesla samuti püsib siin vastupanu lähedal. Võib-olla et hakkab siit natukene allapoole tulema, kuigi ta murdis läbi sellest trendijoonest, nii et vaatame, kuhu poole läheb, et kas suudab sellest vastupanust läbi minna praegu. Palantir on siin ka uusi tippe teinud, nii et see on ka igati positiivne ja PayPal on ka positiivses foonis praegu veel vähemasti. Lululemon näitab ka kerget sellist positiivsust juba, et vaatame, kas sellest kujuneb ka nüüd uus trend või siiski veel mitte, et eks seda näitab aeg. Vaat sellised seisud, aga igal juhul mina tänan teid kõiki, kes te olete siin kanalil minuga koos neid turge jälgimas ja eks me kohtume jälle uuel nädalal. Igal juhul, kui on küsimusi või ettepanekuid, siis need on ka teretulnud kas siia video alla või näiteks e-posti teel urmas@astroloogiaabi.ee. Igal juhul kõike kaunist, edukat nädalat ja kohtume taas.